kõigile mitte, kes kunagi saaksid aru, et mul on ka vaja. Viimane viin, ise raadad siin varsad kaitsed ja ei taja. See rahvustes... Ma tutvustaksin nagu niimoodi, et kui sa nagu tuti-frutis selle sidruni välja saad, selle kummikommi pakist, mul on täpselt see kollane, aga maitsen nagu see pirn. Sõbralik nagu päike, samas nagu jällegi imelik ei oska vahepeal suhelda, kui on nagu tähtsamaid asju nagu vaja öelda, aga suurte ideedega, aga hästi närviline, kui neid ideid tuleb organiseerida. Ambitsioonikas, aga lihtsalt kuidas neid ambitsioone täide viia, et selles ei ole nagu väga kindel, aga püüan palju. Hetkel tegelen mina, ma mõtlen, mul on trausaid, mul on puberteet, mul on kaev, mul on katafalk, ma olen asendusliige seal, aga ja siis on mul strüh 9, mis praegu on niisama. Ma läksin poole kohaga tööle ja siis jääb mulle aega nagu üle, et harjutada instrumente rohkem ja teha neid asju, mis ma nagu tõeliselt hingega teha tahan, mis on siis minu jaoks nagu muusika. Minu jaoks kõige suurim inspiratsiooniallikas on see, mis tunde see jätaks inimesele, kes seda kuulab. Et kui ma tahan teda naerma ajada, siis ma näiteks kirjutan puberteedile midagi. Kui ma tahan teda nutma ajada, siis ma kirjutan teistsuguse loo jälle. Kui ma tahan troosit ja loo kirjutada, siis ma tahaksin, et keegi tõstaks nagu savvist laua teistpidi näiteks, et sellised nagu rängemad emotsioonid hakkaksid nagu sees tööle. Mõnikord on ka loll nali on inspiratsiooniks. Kui keegi kunagi mõtleb mu peale mingi 100 aastat hiljem, et mille poolest oli tema tuntud. Ja siis ma tahan, et ma oleksin selle poolest tuntud, et ma tegin igasugu erinevaid asju. Ma tegin igasugust erinevat muusikat. Ma vahepeal tegin pulli, vahepeal tahtsin kurba muusikut teha, vahepeal tahtsin kangemat teha. Puberteet tekkis, kui ma olin siis gümnaasiumis. Ma olin vist 12. klassi kusagil keskel ja mul tekkis veidi selline mingi hirm, et mis minust nagu edasi saab, et kuhu ma ülikooli lähen või et üleüldse, et kas ma lähen ülikooli, kas ma jään Tallinna või kas ma lähen Tallinna või kas ma lähen Tartu ja kõik sellised nagu küsimärgid olid nagu üleval, nagu kerge nagu hirm tekkis, et mis nüüd saab ja siis ma nagu veits keerasin, ma läksin nagu natukene selles osas lolliks, et ma hakkasingi nagu neid palasi nagu lihtsalt nagu sahtlisse tegema ja üks kõige esimene pala, mis puberteedil tegin, oli Raisapoeg. Ja see on, Raisapoeg on selline tutvustav lugu, et hei, ma olen Kaspar, olen täpselt nagu sina, olen ka Joobimere kaldalt, ei ole kuigi eeskujulik õpilane olnud, ei ole kuigi suurte sihtidega inimene ka karjääri mõistes, mis on ühiskonna teema, et peab nagu karjääri tegema kogu aeg, aga mind ei ole nagu see huvitav kunagi väga. Ja siis esimene lugu oligi Raisapoeg, ma mõtlesin, et kui ma paneksin nime bändile, kes sellist lugu peaks esitama, et nagu, mis mu esimene nagu mõte nagu oleks, et mis mu mõte oli, et see tundub nagu keegi, kes oleks nagu puberteedi eas nagu kinni või ole täpselt nagu seda sellist isiklikku iseloomu arengut nagu veel nagu läbi teinud. Ja siis ma mõtlesin, et puberteed tundub päris hea selline õige nimi sellisele asjale. Valteriga ma sain tuttavaks aastal 2012. Meil oli, mu hea sõbraga, meil oli Truffside'i demo lindistamine mu enda korteris. Veebikaameraga lindistasime vokaale ja siis väga algeliselt programmiga, mis on Audacity, töötlesime ja miksisime enda kõike palasi. Me ei teadnud üldse, mida me teeme, aga meil oli hästi lõbus. Ja siis me mingi aega mõtlesime, et aga
Valter on mingi räige parmuõlle, et äkki peaks nagu ära proovima, et mis asi see siis on. Ja mul on nagu mingi siuke 3 meetrit nagu üle tee on suhteliselt säästumarket tol ajal. Neiupõlve nimi siis nagu, nüüd on Rimi, aga ja siis läksime, ostsime paar Valterit, olime mine perse, päris hea õlle tegelikult, ei ole mitte nagu midagi viga. Me arvasime, et see on mingi kõige jubedam õlle, sest ta on nagu odav. Ja siis siis me võtsime paar nagu lonksu 6 pudelist, aga ja ma mõtlesin, et see on nagu nii äge õlle, et see nagu vajaks nagu enda nagu justkui nagu hümni või sükust nagu referentsi, et nagu muusikamaailmas nagu ka. Siis mõtlesin, kuidas see kirjeldab minu nagu ülikoolipõlve, et tegelikult suht iga päev läks nagu lakkumiseks, et nagu väga vahet nagu ei ole, et ja Valteriga suhe on mul äärmiselt personaalne tegelikult, et ma ei ole ikkagi saanud sellest lahti mitte praegu ja mitte nagu üldse. Kui me võtame näiteks, mis meil on olemas nagu kuulamiseks, siis ma arvan, et minu lemmik on penilaul ilmselt või siis käib perse, ma ei ole kindel. Aga jah, seepärast, et ma saan hästi palju karjuda. Mulle lihtsalt meeldib see. Esineda ma jõuan alati. Et see on lihtsalt sellepärast, et see on nii suur kirg, et mul on nagu, mulle meeldib nagu lihtsalt nagu see tähelepanu, et ma saan nagu enda asja tehtud, mis ma olen nagu ise nokitsen, mul tuleb mingi ajurakus üks idee pähe ja siis lõpuks mingi kõik inimesed nagu oskavad mingi kaasa laulda ja lihtsalt sellepärast mul on mingi üks idee, et see on nagu minu arust nagu nii, ma ei tea, nii vahva. Aga keeruline on pigem nagu see, et kuna Troossait on ju Tallinna bänd, nüüd Troossait oli üldse põhjus, ma Tartu tegelikult elama tulin, aga et nagu käia seal, et teha proove ja näiteks Tallinna minna niimoodi, et võtta kidrakohver kaasa, võtta pedaalikohver kaasa, et see on nagu väsitav. Ma ennast üritan nagu sellega nagu hästi palju taga lükata, et kui sa seda bändi teed, siis tee seda nagu, tee seda hästi ja tee seda nagu kirega ja alati tuleb mõelda asjade peale, et mis potentsiaal asjadel nagu on ja siis nagu, et isegi kui sa ei viitsi nagu või ei jaksa seda niivõrd nagu teha, et siis lihtsalt vahepeal tuleb seda nõmedat tagalükkamist nagu teha, et okei, kapa, et mõtle, et sa saaksid teha seda, kui sa nüüd ainult vaid teeksid nii ja siis see aitab ka päris palju. Plaate, jaa, ma olen andnud siin mõningad plaate välja ja et isegi kui mul on selline nagu koormus, mis mul on, siis ma nagu olen, et näiteks ma tean üks mingi netikriitik või keegi ütles, et ma ei tea, minu arust Martin Ineste võiks suu vett täis võtta, et ta ei ole mitte sittagi minu arust nagu teinud. Ja mina andsin kuradi 2 aastaga 3 plaati välja, et miks tema siis tuntud on. Ma võitlen ka depressiooniga vahepeal. Kus said? Kotist. Okei. Come on, sa ei pane vasaku käega ona ju. et nagu, kes see teeb sellised asja, et kui sa oled normaalne, siis sa oled ikka paremakäeline nagu. Mõnikord on ka loll nali, on inspiratsiooniks.